Ahoi kõik siis. Tere. Kus me siis täna tulnud oleme? Salajärve äärde. Isegi mina ei tea nime. Kala püüdma. Kala püüdma? Ja mis kala me täna püüame? Linaskit lubasid mulle siit saada. No vaatame, kas õnnestub linaskit saada. Vaatame. Järv on ilus, kupud, särki-värki. Panime siin telgi igaks üks püsti, et kui vihma peaks tulema, siis saab asjad panna alla peitu vähemalt, et ei ole hullu midagi. Nii et teeme siis söödad valmis ja vaatame, kas õnnestub mingi linask välja võluda siit või ei õnnestu või lähme jälle tühjade pihkudega kohe. Jaa, tubli! Nii kaugelt me ei püüa, on ju. Aga palju seal on? 1,4. Ja hea on see, et tal on mudapõhi. Siin on mingi asi all. Tõmba siia poole, see on vitikas, ma arvan, see on all. Ühe koha peal, ta ei liigu ringi ju. Ta korra seal oli midagi, tõmba siia poole. 1,5. Ta läheb 1,5, kui ta kerib, siis ta on nurga all. 1,3. Jah, vale augu peal oli. Madal on, jaa, ongi hea. Ühesõnaga tule siia poole vaatame, kus tal see räntselt jookseb. Ikka 1,3. 1,2. Okei, siit nüüd läheb madalamaks veits. Okei, sealt kaugelt ühesõnaga tuleb püüda. Teeme siis sööda valmis, et täna siis lähme lihtsa vastupanu teed, et ärme hakka midagi keerulist siin kokku vaaritama. Klassikaline Trapperi linask koger martsipan, sellise väga hea aroomiga. Et ma tervet pakki kohe ära ei tee, et teeme sellise, ma arvan, pool pakikest. Ärme hullult sööda. Et järves ei tohi üle ka teda sööta, et teeme pigem vähem, vaatame, kas see sööt toimib, pärast on vaja midagi muuta ja siis me oleme selle sööda metsa keeranud. Et ta on väga aroomiga. Ja mis ma teeks veel siin on see, et ma olen kuulnud, et pannakse ka fluohelbet sisse. Mina ise linaskipüügil seda kunagi teinud ei ole. Aga noh, kuule proovime ära. Et teeme seda natuke helendamaks. Sest ju tegelikult ega mais on ka ju hele seal all ju. Et paneme natuke rohelist ka sisse. Et ega mais ju helendab samamoodi. Nii, ja siis paneme muidugi vana klassikaline Põltsamaa magus mais. Seda vedelikku kindlasti ära ei kalla kuskile metsa alla, vaid see kõik läheb siia sisse ikkagi. Nii, paneme siit mingi portsu praegu. Jätame pärastiseks ka, sest me teeme pärast sööta veel juurde. Et ma praegu korraga ei teinud liiga suurt kogust. Segame ära ta. Kuna me praegu erinevaid söötasid kokku ei pane niimoodi, siis ei olegi vaja hullult teda kuivana ära segada. Ma lihtsalt tõmbasin helbet praegu ära. Ja nüüd hakkame vett panema. Veega on tähtis see, et korraga ei paneks kindlasti liiga palju, sest kui sa paned liiga palju vett, siis ta on pärast nagu savi ja siis ta ei toimi. Et õige sööta niimoodi, et ta sul ikkagi vees hajub laiali seal see söödapall. Me peame tegema söödaplatsi. Et pigem pane alati vähem vett kui liiga palju ja kui sa paned muidugi liiga palju, siis on hea, kui natuke sööta sul järgi jäänud, sest sellega sa saad siis ta ära kuivendada. Et kui ta on jah liiga savi, siis ta ei toimi jälle niimoodi. Ja kindlasti on see, et nüüd ma segan ära ja ma lasen tal 10-15 minti seista. Siis on see, et siis see sööt tõmbab endale paremini need asjad kõik sisse. Lõhn on küll hea. Nii, et kui ma nüüd palli vaatan, praegu see, ütleks, konsistents on täpselt õige, et nüüd kui ma vette panen, tegelikult on see, et millega saad katsetada, kas pall on okei, kui teeks suurema palli ja nüüd paned siia vette ja ta peab hakkama laiali lahtuma. Et praegu vaata, ta ei ole veel oma niiskust nii palju sisse tõmmanud, näe, siit on näha ilusti, kuidas ta praegu tõmbab omal palla vajus laiali. Et ta peabki sellise nagu söödaplatsi lõpuks alal tegema. Et siis on see pall õige konsistentsiga. Et laseme tal nüüd natukene tõmmata, et praegu õnneks väga ära niisutanud. Ja kes tahab veel niisutust saada ühtlasemaks, siis tegelikult enne kui mingid terasid ja maisi sisse panna, siis oleks pidanud läbi sõela veel laskma. Et siis saab seda niisutusprotsenti nagu ühtlasemaks selle sööda juures. No mis jäblad seal? Keegi nagu mängib juba.
aga kuidagi vaikselt. Väike linast. Koger või? Noh, mis toimub? Liinask! Ongi, täitsa õppe. Ja näe, päev on, kell on alles 5:15. Sa võid tõsta, see on niisama, see ei ole nii suur. See läheb ilusti tagasi meil. Ei, seda niikuinii. Näe, väike linask. Opadi. Vähemalt kala. Õige kala, mille järgi me tulime, nii et kuule algus on vähemalt palju lubab. Jah, väike, aga väga kena tegelikult, nii et laseme taga, oi kui ilus paks ta, vaata kõrge. Tihti nad on sellised peenikesed, vaata. Ta on hästi, jah. Näid. Kuule, see on hea märk, mulle meeldib see. Absoluutselt. Okei, läheb ta sealt. Ei lähe. Ja seal on, sul on plättudega hea minna, seal on pehne. Ära talle pea lisaast. Ei. Mingi nastik tuletab kuskilt põõsalt. Poru alt. Anna andeks sõbrake. Väikse paneeringuga. Läks. Ops. Pani hooga. Väga lahe. Kuule, käsi on valge vähemalt. Vaata, mis mina sain. Väga hea leid, kusjuures Lidlist. 10 eurot komplekt. Kõik kausid, asjad olemas. Siin mõtlesin, käid vaata kalal niimoodi, et tahad, et nõud asjad kõik olemas. Kõik topsid, lusikad, kahvlid, noad, kõik olemas. 4 komplekt põhimõtteliselt. Jumala hea asi, selline hea leid ja hea odav. Salatikaus ja kõik siin. Et mulle see nagu leid meeldis, et tavaliselt nagu teiste asju ei promo, aga vahel võib ka näidata, kus leiab mingid väga häid leid, et pole kuskilt nagu sellise. Ma räägin, 4 inimese nõud ainult 10 eurost. Nii et, aga neid enam ei saa, sest neid ei ole, see oli kunagi 6 aega tagasi pakkumine. Mõtlesin, et viskan autosse, et las ta olla olemas, et kunagi ei tea, kui kuskile lähed või matkama. Et nagu hea, et teeme väiksed salatid, väiksed suitsuvorstid valmis ja või noh, matsimoka pidi olema. Jõle hea kraam on siin. Pidi olema jõle hea kraam, on chili salami. Vaatame, kas see on ka hea. Et ei pidanud liiga vürtsina olema, nii et matsimokalt. Et proovime ära. Sa tõid spinningu ka välja, ma vaatasin. Panin tagasi seda, see oli mul ees. Ei liitsi, siin pole praegu väga loopida, vaata kuskilt seda. Siit saaks nagu. Siis sõidad oma platsi. Tuleb kala, tuleb otsa, siis keerad oma platsi pekki. Et ei ole nagu pointi sellel asjal, aga ma... Ja nagu öeldakse, et varsti ei jõua 100 asjaga korraga tegema. Kui sa mitu päeva oled hea, siis on mingi päeval vaata loopid nanti ja niimoodi. Teed järvele tiiru peale. Jah. Tegelikult me ei ole ju nii kaua. Teeme siis väikse õhtusöögi ja... Mis õhtusöögiks on? Kartul. Ainult kartul? Kartuli sibula kombo ja siis teeme väikse šašlikuga kõrvale. Selline puhkus. Väike relax. Vaatame, kas sellest tuleb midagi välja. Pole kunagi nii teinud. Kõik noafanatid praegu karjuvad, et sa fileerimisnoaga kartulit lõikad. Selle ma ütleks sõna, aga ma ei hakka siin ropendama. Mul on jumala ise mõtlete lõppu välja. Ma ei tea, palju ma seda kartulit lõikan siia. Ma arvan, et 2 peale rohkem pole vaja, et liha ja asjad on ka. Jah, see tuleb ära ka süüa. Saab pigem kas või hommikul teha, kui tahab. Ja. Tavai ma rohkem ei lõika. Eks ma puhastan sibula veel ära ja teen väikse tomatisalati juurde ja hea selline väike müüse. Panin sind siis seda tööd tegema, mida ise ei taha teha. Mul on kogemust ka rohkem. Noh, see on ikkagi koka laps, vaata. 2 koka. 2 koka? Ja. Ahaa, sul on kohe nii hästi. Mõlemad, jah. Ise seda tööd ei tee. Kunagi olin kalaköögis, aga seal me muidugi sibulat ei lõiganud õnneks. Aga kartul vaikselt keeb. Praeb, jah. Ilus. Kuule, see isegi panni võtagi küll. Mis need kartulit ei võtagi? Võtab ikka, ei võta. Ei võta. Oi, kui head lõhnat tuleb. Veel ei pane soola, siis need peab hiljem meile. Pigem pärast peale natuke, jah. Küüslauk võiks siin veel olla. Oi, siis oleks hea. Nii, et mina hakkan siis Shimano grilli ehitama kokku, teeme väiksed lihad. Aga liha peabki sooja võtta, siis ta tahab natuke taastuda. Laseme kartulit natuke veel pruunimaks, ta on küll küps juba. Marko veel küsis, et kas ikka küpseb ära. Natuke veel, siis paneme selle sibula, nagu Marko tahti, siis laseme lõpuni. Siis läheb sibul klaasjaks ja kartul jääb ka siuke veits krõbe. Kokk räägib.
ei, ma ei ole kokk. Ja siis teeme šašlikud kõrvale ja oi, see saab hea õhtusöök olema. Ja ma teen praegu tomatit ka just siin. Kohe hakkan lõikama sibula tomati gemüüse. Seda õpetas kadunud Ardo Kroon. Ja peale seda ma olen hakanud seda tegema nii, et esimest korda oligi põhimõtteliselt linaski ja vähipüügil ma sain seda. Ei, vähipüügil sain seda ja oi, see oli väga hea kraam. Ja nüüd peale seda ma olen hakanud seda tegema. Tomat, pipar, sool ja suhkur. Ja niimoodi kihtide kaupa ja väga hea selline salat kõrvale. Kellaaeg on juba selline, et võiks väiksed pallid ka panna jälle uuesti sisse. Aga nüüd ta on hea. Enne oli veits märg. Jaa, nüüd on ära kuivanud täpselt. Ma räägin, ta tõmbab sisse tegelikult. Minu on kaugel. No natuke läks mööda, aga noh. Ta tuleb juurde ikka. No, eks ta tuleb. Mulle kaua oi, kui head lõhnatsed tulevad praegu. Ja. Siit või sealt. Kartuli juurest. Kohe näha, et kokapoeg. Mul oleks kõik juba põrandal maas. Igaüks saab kodus sellega hakkama. Ei tea, mul oleks see kõik juba siin maas. Ilus näeb küll välja. Ja mu gemüüse saab ka siin valmis. No, Markol suur linask pidi olema. Aga suur ei ole, ei, ma ütlesin väike linask. Aga linask hakkas ilusti sõitma. Ma vaatan, kui limaseks läheb liin kohe. Ja. Värske sööt ja kohe hoopis. Teene ära. Nii et laseme tagasi selle väikse. Aga täna ma nii väikset püüdma ei tundnud. Minul tegelikult ei ole hea visata. Pani ilusti. Oi, head lõhnad tulevad sealt. Noh, vihma sajab ja mõnus on olla. Kuiva. Keri, sul on nagu kadunud? Ei. Mis seal ju oli siis? Ma ei... Aga sul oli jumala peiduskork ju. Ega mina ise ei näinud. Ja mina nägin, et tõukud on läinud. Siis ikkagi käis näksimas sul praegu. Jaa, aga mingi väike kala. Kui märk siin on. Peitu tagasi minema. Ja. Oi, see näeb ilus välja. Mängitab jah sul seda. Ja veab. Väike. Väike. See on ahven. Särje said. See nii kaua väsitsid teda seal. Meelitasin. Meelitsid, jah? No, kurat öeldakse, et linaskiga peab ju ootama. Paelussi täisest. Jube paks on. See näeb nagu pool latikas välja. Jah. Ai, roosärg on see. Roosärg. Põhja pealt võtnud. Nii action hakkas pihta. Mul just läks ära ja... Mingi väike kala jälle. Ei pruugi, ta võib mätsutada. Aga sul oli kuidagi konkreetne. Mul ikka sõitis korralikult see asi. Mul läheb jälle vaikselt. Näe, nüüd veab teisele poole. Ja nüüd ta, ma arvan, otsas kah. Nüüd ta veab sul just. Otsas. Läks ära. Väike või? Jaa, ei olnud suur. Okay. Nii, aga proovime uuesti siis. Aga elu hakkas käima, mis on hea. Markol keset padukat mingi särg veab. Ilusti sõidab. No võta. Särg, jah? Mis ka särg on? Ei, nii liinu. Ei, särg, jah. Ei näe ju pimedas, vaata. Jah, silmad lahti tegema. Ma särje välja võtta. Nii et särje tahan välja võtta. Vaata, vaikselt ripib. Ei, vaikselt läheb. Las ta läheb natuke. Las ta hakkab minema normaalselt. Kui on linask, et siis las sööb sisse. Ja, nüüd sõidab. No, väike, jah. Linask, aga väike. Vist. Ega ma ei ole enam kindel. Ei ole särg. Tuli liiga pind ära. Ei. Tänase päeva lihtsalt suurim särg vaata. Roosärg, jah. Oh jumal. On roosärg? Väga punased võimed on. Aga ei ole latika sugulane, kurat. Ei ole imelikult. Hästi paksud kalad on sinna.
ja sõidab ilusti. Otsas. Liinask. Ei ole seal. Väike hommikune särjekene, kell on 5. Aga vaata, täitsa kena ju mõõdult ju. Kuule suurem kui meil eile oli mul õhtul ju. Keegi peab ju särjad eest ära pakkuma. Kuule, mitu tükki sa öösel said? 5 või? Oi, palju. Kes seda enam loogas? Ei taha meenutada seda. No, Markol mängib keegi korgiga. Ähä, sõida väga vaikselt vaata. Vaata, mis siin No nüüd veab jälle keegi. otsas, jah? Särg vist. Istus otsas. Noh, käisin metsas häda kahte tegemas. Mingi vend hakkas minu ridaga kurat püüdma. Vaatasin, ma ei näe su korki. Oi, mis kuradi... Oota, kas siin on kellegi teise rakendus sees või? Ei, siin oma vist. Ei. No tõsta siia ta ilusti välja. Meie pekki, ma mõtlesin seda nalja mulle. Oli hea tõmmata. Muidugi oli. Minu kala. Või ilus. Kuule, see on kellegi teise rakendus või? Ma arvan küll. Võib olla siis. Kellegi kätki. Või sinu oma on nii sassis või? Võib-olla on minu oma siis. Ilus. Söödaplatsile tuli. Opa, ilus linask. Ja mis teeme taga? Laseme tagasi. Kus lähme sinna? Meil on nüüd 2 ritta või? Ära arutada. Oota, siit saate alla. Siit on vist märg või? Liiga platsi juurest üle või? Ootad ära jupu. Las elab. Läks. Ilus on. Jah. Linaske. Jah, aga väiksem kui see, mis oli. Väike linask, jah. Mis seal lädistate? Sõit tuleb ikka hästi. Mõnus ju ta otsas on. See on ikka pisi. Oi jumal. Jah, eelmisega võrreldes on ikka väike. Aga suurem kui need eile õhtused on. Jah. Ja isegi võib-olla võib mõõdus olla. Aga ilus paks. Jah, hästi ilusad lihaskid on siin tõesti. Just nimelt äärest. Jah, täpselt. Lased siit samast sisse. Jah, ma arvan küll. On nagu halb läheb, vaata. Jah. Et püüame kohe uuesti kinni. Võtad lõpetuseks ühe poolekilose säre välja või? Jah. See on nii suur jah. Aga ilus särg. See on 300. Jah. Kõik mämmutas ära seal. Aga kõige suurem täna. Särg küll. Jah. Kus sükast tantsu või? Su volagus pani on. Torpeedona. Et särg tahtis tõuku. Jah. Toimetab selle küll veel.